tere, kallis. Tervist. Juba kirjutad sisse. Mida ma Ise see on ainus kink, mis mulle usast tõid. Ja nüüd sa kinkisid selle ju mulle. Siia saab panna need now, next, later. Jah, tegelikult võtta endale. Ja Too mulle uusi järgmine kord vist. Toon. Ja. Nii, mis me siis, kuidas meie nädalas läinud on? Kuidas sinu nädal läinud on? Alustame sellest hoopis. Mu nädal on läinud... Ei, tegelikult ma ei saa kurta. Ma olen see nädal muutusi teinud asjades ja ma ei saa tegelikult kurta. Ma olen suht hästi läinud. Uni on veits. Täna on vesinud. Praegu küll või paista välja ennastud. No, sest ma olen praegu excited. Millest? Seepärast, et lihtsalt ma ei tea, see tundub... Et sa nägid seda korteri, seda kuulutust. Räägi sellest, mis sa nägid selle, mis sinu jaoks exciting on, mis sa nägid üldse? Ma just rääkisin mingi aeg Remole seda, et ma tahaks täiega kolida kuhugi sellisesse nagu vanemasse majja natukene, et hooviga, et lapsed saaks õues olla, et titi just praegu kasvab ja nii edasi. Ja Tartu linnas on suht raske leida seda. Ja siis üks päev mulle jäi oma sõbranna kuulutus nagu... silma, aga seal olid, et koduloomad pole lubatud, meil on suur koer. Ja siis ma täna nägin teda poes. Ja siis ma küsisin, ta ütles, et see on läbirääkimiste küsimus. Ma olen nagu veits, sest et tegelikult me oleme mõelnud selle peale ka, aga lihtsalt kuna meil on vaja nii suurt pinda, siis väga raske on leida ja kuhu koer saaks ka tulla. Aga seal on nii palju erinevaid agasid ikkagi, mida ma praegu juba pea genereerib veits, et seal ei ole... mööblit sees ja nii edasi, et tegelikult päris palju siukseid nagu miinuseid on ka. Voodid ei ole, on ju. Ja, aga kõvasti odavam on kui meie praegune üürikodu. Et selles mõttes oleks nagu hea. Ja mulle... Praktiliselt pole odavamaks läheks asi vist või? Ja mulle meeldiks nagu rohkem isegi võib-olla, kui kommunaalit ka võtta nagu. Aga mulle meeldiks see mõte, et me saame suvel minna hoovi, et seal on puud ja see tundub nagu mõnus. Isegi tegelikult mulle meeldib see mõte, et saaks ahju kütta vahepeal. See mõte mulle väga meeldib see mõte. Mulle meeldib see elav tuli. Seal on saun ka, muide. Aga saunal pidi ütles, et saunal on vaja keris ära vahetada. Aga selles osas nagu, et seal on saun ka. Äkki saab omanik teha, sest mina seda teha ei oska. No ühesõnaga, seal ei ole üldse praegu vahet, nagu me pole seal käinud, aga ma tahaks koha peal käia, sellepärast, et siis saab nagu rohkem selle tunde, et kas on see meie kodu või ei ole. Aga natuke mingit asjade valguses tundub nagu siuke, nagu elu oleks visanud ka meile mingi võimaluse. Teha midagi. Muutust. Kuigi mulle meeldib siin ka väga. See on muidugi jaanuar 2025 ju. Praegu ongi veebruar 2025. Ma olen täitsa loll. Ühesõnaga praegusest muutuste tühjaks või? Ei, ta veel elab seal. Ta kolib alles mingi järgmine kuu vist ära. Kurat, ma ei tea, miks mina arvasin, et umbes 9 kuu pärast kulitakse sealt välja. Mitte praegu. Ja suvel on ka see, et vaata, meil on ju konditsioneeri värgid, et see suvi me poleks muud moodi nagu väga üle elanud. Meil oli ikka vahepeal päris karm oli siin ju. Siin oli väga hea ju. Ei, ma räägingi, et see oli pluss nagu, et meil ma räägin, eks peale tuleb siis checklist teha. Ühesõnaga, aga nädal muud moodi, ma olen väsinud, see praegu lihtsalt see tekitas minust sellise. Sind ei olnud, päris mitmed pikad päevad. Ja ma muutsin enda jaoks veits rutiini, et ma hakkasin päeval jalutuskäike tegema, mida ma varem ei teinud. Teadlikumalt puhkama, mis oli väga hea, sest ma olen siiamaani nagu mõelnud, et kui ma magama ei jää, et siis ma nagu pigem ei puhka, aga ma nagu sundisin ennast puhkama. Siis ma olen to-do liste teinud. Siis ma ei tea, millest see oleneb, valgema väljas. Ja eile käisin raseduskriisi nõustamises, käin seal ikka veel. Oli väga tore, väga selline jõustav. Ja sinuga on mingi kala kuskil. Mingi kana on kitkuda minuga. Mingi kana on, tegelikult ma ei saa aru. Aga endaga oled rahul vähemalt. Jaa, küsis. Tegelikult ilmselt see on minu enda. Mul on nüüd see koht lihtsalt, kus ma
kui ma tunnen ennast paremini natukene nagu füüsiliselt ja vaimselt ka. Ma arvan, et väga suur osa sellest, ma eile psühholoogiga rääkisime ka seda, et väga suur osa sellest, et mul on nagu parem ja me rääkisime seda selle kooliaega ka, vana kooliaega, on sellest, et ma lõpuks mul nagu pusletükid said kokku, et ma ei ole ebanormaalne inimene, mul lihtsalt aju töötab teistmoodi. Kuigi ma ei ole endiselt seda ATH diagnoosi saanud, aga see kuidagi isegi ilma ravimiteta, see teadmine, et mul ei ole midagi viga, kuidagi see hästi paljudel asjadel andis vastus, et miks on asjad niimoodi olnud, nagu nad on olnud. Et see oli minu jaoks hästi ja nagu tippe ka, et mida teha, selles mõttes, et mida nagu, kuidas ennast toetada nagu ilma ravimiteta, et kuidas siis nagu ATH inimene teist toimib. Et see hästi nagu on mind aidanud ka. Aga nüüd on jah see koht, mida ma vist on, et ma kuidagi tunnen, et mul on nagu kõik üli hästi. Välja arvatud see, et sa vahepeal oled imelik, on ju. Aga see tegelikult ei ole ju sinu seatud. Jaa, see olen mina imelik. Ja sina oledki imelik. You have to let it go. Ei, ma pean sellega lihtsalt... Tead, see laul on? Ei, mitte let it go, aga ma pean lihtsalt nagu aktsepteerima seda, et sa imelik oled. Let it go. Ei, ma pean lihtsalt aktsepteerima. Aktsepteeri, jah. See on sama, miks see vahetan? Sest, ja siis sina ütlesid mulle, et sul tulid mingid erinevad asjad, Remo ostis meile mingid stabilisaatorid sinna kuskile, mingid asjad me saaks kodus filmida kuskil käigu pealt, siis ta ostis mikri, kus need näita, et me saaks hakata tegema contenti. Ma ei tea, mis asja contenti me tegema hakkame, aga mina juba tegin täna. Võimsalt contenti tegin. Et ilmselt me hakkame siis nagu pere mingit contenti tegema. Jaa. Et Remo lubas meid. See on sama päris elu. Ainult selle podcastiga ei tee midagi. Ohtralt. Samamoodi on vaja teha kõiki muid asju siin juurde. Siis kas ma pean hakkama iga hommik ennast korda tegema või? Ei, sa ei pea absoluutselt korda tegema, sest see oleks päris elu. Sul on õigus. Nii, aga... Ja kuidas sa siis kokku võtaksid ühe lause või ühe sõna või märksõnaga, mis see nädal oli? See nädal oli minu jaoks, ma ütleks ühe sõnaga, ma ütleks, et on edasiliikumine. Ma tunnen nagu uut algust, ma isegi täna ostsin endale uue aasta märkmiku ja ma olen aastaid ostnud ühe samasugust, lihtsalt erineva, nagu Seik firmal on nagu siuksed märkmikud, kus on peal erinevad laused ja ma olen iga aasta siis valinud mingi teatud nagu, kas mitte laused, vaid mingid siuksed umbes, et ma ei tea, usu endasse, mingi siuke on ja siis see aasta ma võtsin üldse teistsuguse märkmiku, palju paksema ja 7 korda kallima. Ma olen see, mille oli 1 euro maksis siis. See ei ole väga hull. Ei, aga selle ei ole oluline. See oluline on see, et ma tundsin, et ma olen edasi liikunud kuskilt kohast nagu. Aga see võib olla ajutine tunne, nagu mul ikka on neid kohti olnud, et aga ma arvan, et mingi protsess sai. Mul oli see emaga vestlus ka, ma ei tea, kas me eelmine kord rääkisime sellest, võib-olla rääkisime või rääkinud, aga mul oli emaga hästi huvitav vestlus lapsepõlvest ja see andis mulle hästi palju infot minu enda kohta ja ka lugude kohta, mida ma ise endale räägin. Ja siis aitas eristada nagu seda kohta, et milline ma siis nagu päriselt olen ja milline on siis see nagu minu lugude põhjal eneli, et laps hakkab käituma sageli sedasi, kuidas temalt oodatakse ka või nagu mida talle ette söödetakse, on ju, laps on hästi mõjutatav ja ma olen nagu endas neid kohti hästi palju näinud, et see, ma arvan, aitas ka mind, et ma sain aru, et mingid tunded, mis minus on olnud siuksed vastastikused nagu kuidagi pilt läks selgemaks ühesõnaga. Ehk siis ühe lause või ka paari sõnaga ongi, et pilt läks selgemaks sinu jaoks see nädal. Ja see uus algus nagu ongi siuke nagu, see tunne on mul nagu siuke uus energia. Ma tunnen, kõige paremini võib-olla võtaks kokku, selle on see ka, et ma ei tunne ennast nagu, ma tunnen ennast nagu täiskasvanud inimesena. Kuigi ma vahepeal reageerin nagu laps nagu eile.
kui ma sinna vannituppa tatsusin. Ma ei taha sellest rääkida. Mul ei tule meelde kohe kõik asjad, mis sa mõtled. Nii et siis ma võidin korraks pingutama, et mõtlema. See Saaraga. Ja siis, aga üldiselt ma sain nagu, üldiselt jah, siuke uus algus ja see jah, pilt sai selgemaks jah. Ja sina? Kuidas sinu nädal läks? Mina ei tea. Kuidagi siuke peale eelmist nädalat on kuidagi see, ma ei tea, mõte on hakanud rändama ringi igast asjade osas, et mida tegema peaks või kuidas tegema peaks. Millist podcasti võib teha või peab tegema või millest kasu oleks kellegile või millest ei oleks kasu kellegile ja hästi palju siukseid mõtteid on. Ja mingis mõttes ka segadust, et mida täpselt teha. Sest nii palju võimalusi on ju, mida teha. Ja kokkuvõttes ega muud ei olegi teha, kui tuleb hakata tegema lihtsalt. Siis selgub, mida täpselt teha, aga muus osas oli ikka nagu tavaline, et käisid, tegid, aitasid ettevõtteid nende murede ja probleemide lahendamisel, ma ütleks. Teisipäev, 3-4 vist. Oli nii ju. Ma ei mäleta ise, mis ma tegin. Sul oli Soomes käisid? Soomes käisin, jah. Soomes käisid teisipäeval. Vaat õige. Soomes oli ilgelt külm ja rõve. Lendasin lennukaga sinna, tegin väikse põksu ja ettevõttega rääkisin neile. Seepärast oli huvitav, et esimest korda kedagi huvitas, kuidas kombatredi kultuur loodud on. Mitte ei olnud nagu koolitus, vaid lihtsalt tahtsid teada, kuidas ja mida ma teinud olen. Soomes, jah? Jah. Mis oligi nagu... Ja maksid sulle sellest, või? Jah. Uskumatu. Ma räägin. Ja ega ma ei osanud alguses midagi, ma ei osanud alguses ette valmistada seda. Sellepärast sa oledki nii mõtlikult, see ei panigi sind mõtlema või? No see oli, mis mind nädala alguses pani mõtlema ja kuna ma ei teadnud, mida nad tahavad minult, ma ütlesin, mis mõttes, nagu miks te huvitab asjad, mis ma teinud olen, ma ise ka ei tea täpselt. Ja siis ma panin mingi asja kokku ja ma ei tea, loodetavasti oli sellest neile kasu igal juhul. Tundus, et oli. Ja siis ma tulin tagasi sealt, ühesõnaga ma reisisin lihtsalt terve päeva lennukiga sinna, hommikul 6 ja õhtul kell 9 jõudsin tagasi koju vist. Selle jaoks, et rääkida 1,5 tundi kellegi juttu. Siis järgmine päev oli ka mingi sarnane teema vist. Järgmine päev sa läksid natuke hiljem linna? Ja mul oli siis poolepäevane mingi asi vist. Ja siis neljapäeval ka olid sa terve päev ära? Ja terve päev oli täis laks. Priiduga vist? Jah, Priidu kodu. See oli äge, mulle meeldis see oli vahva. Ja reede olin lihtsalt kodus. Neljapäeval sa veel üllatasid ka meid, et sa tulid bussi pealt varem maha, sest et tulla itid. See oli nii äge, see oli nii armas, ma olin nii väsinud ja siis ma ütlesin Remale, et palun, et proovigu nii kiiresti koju jõuda, et tulgu kasvu taksoga nagu bussijaamast. Ei, sina vist pakkusid välja, et tulad, ja siis ma läksin juba nagu last magama panemast, ma ei saanud kauem nagu edasi lükata seda ja siis kuulsin mingit imelikku heli ja värke ja siis järsku Remo astus toa uksest sisse mingi sellel ajal, kui ta ütles, et ta peaks alles bussijaama jõudma ja siis ta oli varem maha tulnud. Ja siis eile käisime Saaraga mingi arsti juures ja siis põikasime kiiresti. Ühesõnaga selle nädala jooksul ma olen hästi palju kuulanud Gary Vaynerchuk. Ma olen teda ammu kuulanud, kunagi ammu kuulasin ka teda, aga ta on ikka mulle meeldib tema loogika. Et ta on hästi, ta räägib kogu aeg üht sama juttu. Mingi viimased 25 aastat või 30 aastat on ta sama juttu rääkinud. Kas see sama lause, mille sa kokku võid seda? No põhimõtteliselt sama lause, jah. Et tõmest, et ta jaoks oli see, et kõige olulisem asi on see, et kui sa arvad, et sul on mingi suur probleem hetkel, ükskõik mis probleem see ka oleks, on ju, eriti kui see on tööga seotud probleem, siis täiesti ükskõik. Sest et kui sul samal ajal nüüd hetkel jutuks see, et su kõigi lähedastest satuks haiglasse, tal oleks mingi haigus või tal jaoks tervis läks korrast ära, siis nagu tema ütleb, siis you don't give a fuck about the actual problem, mis sul tööl täna on. Et tegelikult, kui sul tervis on korras, siis tegelikult kõik muud asjad on jumala savi. Ja tegelikult on tal jumala haigus. Ja teine
punkt, mis mulle meeldib, on see, et noh, tema jaoks ongi, et kui ta saaks soovitada kellelegi midagi üldse elus, siis noh, selleks number 1 oli see, et soovitaks seda, et kui midagi valesti, siis põhimõtteliselt Chaco Good sarnane, lihtsalt võrdlusmärgiga sellega. Tal on niisugune ka veel, et mõtle 5 minutit päevast, et kui keegi lähedane, keegi sinu lähedastest mõrvatakse, ta lastakse mingi kuulipildujaga näkku, ta saab surma. Mõtle 5 minutit selle peale. Ja siis peale seda, kuna sa saad aru, et see on lihtsalt selline mõte, siis sul tuleb suur gratefulness või mis iganes tuleb peale, sest et sa tead, et tegelikult seda ei juhtunud ja inimesed on alles, kes on olulised sinu jaoks. Tal on niisugune tehnika ka. Kusjuures hästi huvitav on see, et ma hästi sageli mõtlen, kui ma olen pahane su peale seda. Mis oleks siis, kui ta surnud oleks? Suht. Ei, nagu mitte päris nii, et surnud oleks, aga see koht, et okei, ma olen praegu pahane, aga kui järgmine hetk peaks olema see, et sa ei tule enam koduuksest sisse, siis kas nagu... Kas siis oleks piisalt see täpselt see tänutunne selle eest, et sa oled, vahet pole, et ma praegu pahane olen ja kusjuures ma hästi, mitte et ma oleks hästi sageli pahane su peale, aga ma olen seda hästi palju kasutanud. Just sellepärast, et tunda seda tänutunnet, et inimesed on mu elus. Isegi kui nad ajavad mind vahepeal närvi või ma olen pahane mingi asja peale, et see toob nagu maa peale tagasi selles mõttes. Ma olen nõus ja see sama loogika tegelikult ongi selle asja juures samamoodi. Mul on kogu aeg olnud see, et kui midagi on valesti, siis tegelikult see on täiesti mõttetu asi, mis valesti on minu peas praegu hetkel. Mingi, ma ei tea, kütusindeks või kõrgeks, elekter läheb ära nagu praegu, et elekter ei ole ära läinud, aga kõik need asjad on tegelikult mitte, et nendega ei peaks tegelema, aga need tegelikult on nii väiksed asjad ja nende pärast ei tasu kinni jääda. Teine asi, mis tal oli siis self-awareness on ju, et ole eneseteadlik. Saa aru lihtsalt, kes sa oled, mis sa oled, kus sa oled ja tee midagi sellega. Ja viimane on, 3. oli talle siis, et ole, mis see patience on? Kannatlikkus. Et head asjad juhtuvad üle pika aja pärast. Et kohe ei juhtu mitte midagi. Et kui ta saaks 3 asja soovitada, siis oligi see, et sa aru, et tervis on kõige tähtsam. Sinu probleemi ei ole mitte miskit. Teine on, et ole self-aware, et kus sa oled, kes sa oled, mis sa teed. Ja nii on lihtsalt. Ja tee midagi sellega. Ja 3. on see, et kannatlikkust on vaja lihtsalt. Ja kui need 3 soovitust on, mida ta soovitab ja mul hullult need meeldivad. Ja teine asi, mida ta rääkinud on, ma olen hull palju märknud, täna käisin ka lapsega kõndimas. Siis ma sain jälle talt mingid ideid. Laps vaatas mööda maailma ringi, nägi, et äge oli. Ja oli küll, üitaks lahe. Kui ma nüüd olen temaga, siis nagu ta vankris, ma panin ta nüüd sinna istumisosasse ja siis ta lihtsalt on niimoodi ümberringi. Ja ta lihtsalt vaatas, et kõik maailm on nii äge. Ja seda ongi äge vaadata. Ja siis vaatad mingit teist väikest last, kes ka kõnnib lihtsalt, ta on saanud aru, et talle väldib kõndida praegu. Ja see on uus äge asi tema jaoks, seda on äge vaadata, sest et tema jaoks ongi nii äge asi. Meie jaoks on see, ma oskan kõndida, aga tema jaoks on see nii äge asi. Ja see sama tunne ongi nagu see oluline tunne, mis mul see nädal kuidagi on olnud. Ma olen tundnud, et on asju, mida peab tegema kuidagi teistmoodi ja põnevamalt. Sest et lihtsalt läbi nii-öelda selle teenuse, mis me praegu pakume, ei ole võimalik nii palju inimesi nagu puudutada või muuta või toetada või aidata. Ja ma tunnen, et minu sees on rohkem, kui ma praegu annan. Ja see lihtsalt hetkel see meetod ei ole kõige targem viis, vaid on targemaid viise. Aga milline see täpselt see viis on, seda ma pean selgitama välja. See ongi see, miks sa oled imelik olnud. Jah, kindlasti. See on täpselt siuke nagu, et sa reageerid, aga samas nagu sind pole kodus. Võimalik, jah. Mul on, jah, need mõtted on mind painanud nädala aega. Et mis on see väärtus, mis ma päriselt pakkuda saaksin. Aga tegelikult see on ju sama asi, mis minul on. See, kui ma täna ütlesingi vaata seal, et tegelikult ma tunnen, et sina nagu häirid mind, millest ma hakkasin ka, et kana kitkud on ja siis tegelikult ma naerdas ennem, kui ma ära läksin, jõudsime sinna, et tegelikult see on sellest, et kuna mul on ka see tunne nagu, et mis see siis on, et mul on nagu tegelikult väga palju. Ma ise arvan anda ja pakkuda, et aga mis asi see on, mida ma nagu tegema peaks sellega, mida ma tegema peaks hakkama sellega, mis mu sees on. Täpselt samamoodi, et mis asi see on, millest teistele ka kasu oleks ja mis asi see on ja see painab mind ja see eneseteostuse koht. Ja see samamoodi, see on see. Ja mulle meeldib kuulata veel seda Gary Vits, sest ta ütleb seal kõigile, et chill.
kõigile nagu tema need sõnumid on mulle just hetkel on jumala head, need nagu hullult lähevad korda. Tead, mulle meeldib selle juures, mul tuli üks lause ka, mis me eile psühholoogi juures rääkisime, oli see, et ja seda meil koolis räägiti kogu aeg, et mitte kunagi ei ole hilja õnnelikuks lapsepõlveks. Ja see tuleb täpselt see chill ja see vaata, et kui sa vaatad neid lapsi nagu nende, no vaata, nagu täna hommikul sa naersid, ma hakkasin laulma, vaata seda, et ma ei mäletanud, mis sõnad need olid, et uus päev seiklustaks või mingi siuke laulsin Itile. Hommikul, kui ta ärkab, siis ta teeb silmad lahti, siis tal on iga hommik siuke mingi, vaatab ringi nagu uusega päev. Ja siis Rema muigas selle lause, ma kuidagi laulsin talle seda seal, et uus päev mingi seiklustaks või midagi siukest. Ja siis, ja see on ka, mida, et nagu chill, et esiteks, et lõbus peab olema lihtsalt ja tore peab olema, et liiga tõsiselt, mina tunnen, et ma olen liiga tõsiselt elu võtnud ja iga päeva ka liiga tõsiselt võtnud, meie suhet liiga tõsiselt võtnud, selles mõttes nagu, et ma tahaks, kuna minul jäi mingi lapsepõlve osa nagu, kuna ma kasvasin kiiresti suureks, ei ole mõtte, siis ma tunnen, et ma tahaks lõbusalt aega veeta ka lisaks kõigele muule ja ma tahaks teha midagi, mis oleks samas pakuks mulle ka nagu lõbu, mitte ei oleks mingi tõsine kuskil mingi. Jah, selles mõttes, et kui ma võtakski kokku sel nädala, siis see ongi kuidagi sarnane sellega, mida sina ütled, et mitte küll uus algus, aga millegi uue algus kindlasti minu peas keeb erinevaid mõtteid, et kuidas kuidas elada elu väärtuslikumalt, kui seda praegu ma teen. Kuule, mul tuli üks hea mõte. No. Me oleme tegelikult salvestanud mingi 4 osa juba, vist, midagi sukest. Ja ma mõtlesin, et äkki alustaks selle osaga, jätaks need eelmised osad välja laskmata. Miks? Sest ma ei taha neid. Miks ei taha? Ma ei tea, miks. Tunnen, et ei taha. Ma praegu tunnen, et see, minu arust see, mida me praegu mõlemad väljendasime, esimene mulle meeldib see intro, mis meil oli see täiesti lambine, mida me proovisime. Ja tänane minu arust on siuke, mulle tundub see, mida me oleme väljendanud ja kõik on täpselt siuke uue asja koht ja võib-olla siit oleks just äge edasi minna. Võib-olla. Aga ma tean, sa tahaks neid esimesi ka, on ju? Jah, sest et nagu, mis mulle meeldibki selle juures, sest et see ongi lamp. See lihtsalt on, ega sellel ei ole midagi, et see mõttes, et järgmised osad tulevad samasugused, osad tulevad, mis iganes need tulevad. Et praegu meil on juba storyline, meil on juba 6 aja jagu tööd tehtud. Põhimõtteliselt. Ja see on osa sellest arengust ja ma arvan, et see ongi see, mida tegelikult vaja inimestel näha on, et see teekond ei ole mingi selge, vaid see ongi katsetamine. Ja selle katsetamise tulemusel sa kas jõuad kuhugi või mitte, aga oluline seda tegema hakata ja kui sa seda tegema hakkad, siis sa selle käigus õpid ja see progressi ongi näha läbi nende erinevad videode. Sest et see tegema hakkamine ongi kõige raskem asi minu arust. Ja see on see, mida me tegema oleme hakanud ja minu arust seda on hea näidata, aga selles mõttes, et seda ei ole vaja otsustada siin ära, et mul ei ole kokkuvõttes vahet, aga see on lihtsalt minu nägemus sellest. Oleks mõte öelda, mis me seal rääkisime, me eelmine võttes. Aga tegelikult ei olnud, midagi ei ole rääkinud seal. Sa oled juba jaganud ja osada sõpra kõikidega seda, et see ei ole mitte midagi erilist. See on täiesti, see on nagu teine asi, mida see Vaynerchuk ütleb, on see, et tegelikult peaks olema jumala ükskõik midagi arvab. Ei, ma ei mõtlegi seda, tegelikult tead, mis see asi, mis võib-olla ma panen sellele liiga suure tähtsus on see, et ma tahaks nagu, et sellel asjal oleks nagu mingi point. Ja samas ma saan aru, et me tahtsimegi teha midagi, millel nagu meie jaoks ongi, aga samas meie jaoks on, meil on mingi timeline ja asjad nagu just, mida me ju jagasime ka, et võib-olla lastel on kunagi huvitav vaadata ja endal on tagasi vaadates huvitav vaadata, on ju. Et selle koha pealt on sul võib-olla õigus, võib-olla lihtsalt ma enda see tunne sees on, et ma nüüd tahaks hakata midagi tegema, aga ma ei tea, mis on, siis ma mõtlesin, et kuidagi see uue alguse tunne võib-olla on siuke hea koht, kus alustada, aga võib-olla ma alustan siit üldse midagi muud. Ja, ma arvan, et see on nagu nii, et see on, võib olla petlik tunne, see on tunne, see võib üle minna, see võib jääda teise suunas viia, aga see on meil juba tehtud. Ja nagu sa ei tea, mis tunne sul tekib, kui see... Sa oled nii tark mees, kandis. Ja sa ei tea, mis tunne sul tekib, kui see kraam on sinna üles visatud, et mis siis saama hakkab.
issand, ma tean küll, mis tunne mul tekib. no aga vaat see tunne ongi see, mis näitab sulle, mida järgmiseks teha. Palju paremini kui see tunne, mida sa arvad, et sa tunda võiksid. Okei. Aga meil on ägedad asjad siin seoses sellega, mis me rääkisime to-do listidega. Sul on äge märkmik, mille ma sulle kinkisin. Jah, mille mina sulle kinkisin. Ja siis mina ostsin ka endale täna, mulle hullult meeldib, värviline. Et saab päevaplaani paika panna. See sobib meile, aga me peame leidma mingi ühtse selle, et sinul on rohkem siuke. Sulle meeldib rohkem kohe hommikul istume maha, teeme täpselt kellaajaliselt kõik asjad, minul on veits nagu teine. Kuule, anna see, mulle meeldib, see on minu pastakas. Anna siia, see on mulle lemmik pastakas. Mul on uued Combat Ready pastakad üldse, mil on Combat Ready logo peal. Ma ei tea, mul meeldib see, et oleneb, kuidas mu käekiri tuleb sellega. Kokkuvõttes mul on jah. Mis mul on see mõttes, et ja see minu arvates see samm nende podcastide rada või mis iganes me siin teinud oleme kokkuvõtte, et nende tulemusena ma olen palju paremini siin suhtes hakkama, võin sulle öelda. Et see sama planeerimine hommikuti, et tegelikult me oleme rääkinud nendest asjadest siin samas laua taga. Ja nüüd selle tulemusena tegelikult mina olen saanud palju selgemaks, kuidas käituda ja see sama, et me selle koristamise teemaga, et üks ühel peal teine, minul see täiega meeldib lihtsalt, sest et see annab mulle rahu, et ja mulle tundub ka, et sulle, et sest minul annab sellega, et ma tean, et ma teen ära siis selle oma osa, et siin ei ole nagu küsimust enam selles, et kes teeb või kes ei tee, sest minul on ükskõik nendest päevadest, mis ei ole minu päevad. Nagu mina võin siia ka teha ja mitte teha, aga mul on jumala savi, kas sina teed või ei tee. Ja kui nüüd tuleb see päev, kui mina teen, siis ma tean, et mina pean tegema. Ma teen oma nii-öelda osa ära ja mul on hea meel, et ma tegin selle oma osa ära. Ilma selleta, et mind ei häiri üldse mitte miski. Ja nüüd mul lihtsalt on tunne, et mul on nagu kontroll olukorra üle, et ma tean, mida ma tegema pean lihtsalt. Ja varem oli see, et ma ei teadnud, mida ma tegema pean. Ja siis oli nagu siukene ähman see kõik. Ja nüüd, kuna ma tean, et ma tegema pean, siis see lihtsustab minu, et samamoodi nende hommikust planeerimistega on see, et jah, täna ma arvan, et ma valepidi küsisin seda ja ma pean oma harjutama, kuidas ma üldse seda sõnastan, seda hommikust planeerimist või kuidas iganes seda nimetada. Aga kokkuvõttes on see, et ma tahan teada sisendit, mida teie tahate teha. Kui seda sisendit ei ole, siis mul on plaan juba olemas, kuidas mina seda päeva teeksin. Ja selle tulemus on lihtsalt see, et mingisugused asjad saab paika ja kui teistel ei olegi mingi plaani, siis ma saan teha oma asju. Sest et me oleme ju kokku ka leppinud, et oma asju peab tegema ka. Ja siis me lihtsalt hakkan seda tegema ja selle tulemusena lõpuks me jõuame ikkagi sinna kohta, kus me teemegi kas koos või me hakkame liikuma ja siis selle liikumise käigus selgub see, et mida me siis laupäevaga teeme. Ehk siis ma olen ise vähemalt enda arvates saanud üle sellest, et ma ei tea, et ma ei võta endal aega või kuidas iganes seda me varem nimetasime. Et mulle tundub, et see osa on ka mul nagu paremaks läinud ja minu arvates see on puhtalt tänu sellele asjale, mis me lauda teeme. Ja kusjuures, kui ma mõtlen, et kui ma eile rääkisin, vaata, ma olen rääkinud ka inimestega sellest, miks me seda teeme mõne inimesega. Ja siis ma olengi kirjeldanud seda selliselt, et see on nagu natuke nagu suhteteraapia ka meile või üldse nagu enda see, et me näeme, me vaatame alati ju need osad ise üle ja siis teeme sellest veel kord oma järeldused. Et selles mõttes see on nagu kuigi, vaata, mulle tuleb praegu meelde see, et vaata, me eelmine nädal mõtlesime seda, et me üle nädala saame salvestada täitsa seal hommikuti kohvitassi taga, sellepärast, et seal tegelikult on meil see protsess, mis on meil kõige huvitavam laps. Jep, tuleb minna jälle. Sa tuled lapsega tagasi järjest või? Ja ühesõnaga, mis me mõtlesime on siis see, et selle kohvi laua taga köögis ka teha seda sama asja. Ja see ongi päris elu. Ja seal kohvi nurgas tuleb igasugu ägeda jutte. Ja hetkel nüüd on olemas ka variandid ja varustus, et millega seda teha. Ainuke asi, mida ma veel ei tea, on see, et mul tundub, et mul nagu üks asi on puudu. Üks kaamera. Et see asi oleks kuidagi lihtne. Ja
ma ei tea, kas mul on vaja selle jaoks ühte iPhone'i veel või mul on vaja päriselt mingit kaamerat lihtsalt, mis siin üleval on. ma ei ole veel päris kindel, mida vaja on, sest et ma tahaks tegelikult aeg-ajalt võtta telefoni kätte ja sealt vaadata mingeid märkmeid, mis ma teinud olen, nendest rääkida ka. nii et see osa tuleb veel läbi mõelda, et õnneks on meil siuke mees nagu Raino, kes jagab biiti, nii et temaga ma räägin läbi. ja siis ma saan teada. aga ühesõnaga kindlasti üle nädalat ilmselt hakkab tulema siis see ka, kus me räägime köögis juttu, ehk siis sinna saab ka lihtsa vaevaga üles panna kaamera, mikri. ja ei õnnestunud. aga siis... ma olen juba siin enam-vähem lõpetanud ära, saad tulla lihtsalt tšau ütlema. ja vahele juhtub nii, et laps ärkab üles ja tema teeb seda, mis on päriselt vaja teha. nii et selline on päris elu. kuulake, see on päris elu hääl. vaat nii. koer tuli. ehk siis selline see meie elu on. vaat. midagi, mis veel on, ma panen selle kinni. mis veel on põnevat? igal juhul. kohe tuleb Enel tagasi. siis me võtame kokku. ja lähme päris elu elama. no, läheb söömiseks. ehk siis selline oli tänane osa. ja mis ma siia lõpetuseks ütlen? andke lastele piima, sest nad vajavad seda, ja andke endale aega ja olge kannatlikud. olge eneseteadlikud ja siis saage aru sellest, et teie probleemid, mis teil tööl on või kusagil mujal on, ei ole päriselt erilised probleemid. päris probleemid tekivad siis, kui teie juhtub midagi juhtub teie lähedastega. vaat see on päris probleem. senikaua olge õnnelikud, et teil on hea tervis. olge eneseteadlikud. ja oodake aktiivselt. ja siis juhtub teiega midagi head. nii et davai, tšau.